loomaaia uudised here right now. Pidi siis ikka 4 minutit ja 20 sekundit ära ootama, et see kidrakäik ikka mõnusaks läheks ka selle loo juures. Oota, mul tuli luuletus välja, kuulsid või? Ei kuulnud. Pauau, loomaaia uudised right now. Väga mõnus. Kas võiksime selle salvestada? Palun ühe korra veel. Pauau, loomaaia uudised right now. Ja loomaaia uudistega lähmegi nüüd edasi, nagu meil siin vahvalt kõlas reklaam. Ja loomaaias hiline kevad ja paks lumevaip on takistuseks maapinnal pesitsejatele, sestap ehitasid loomaaia idakured pesa oma tallitusmajakesse ja munesid sinna kesknädalal ka ühe muna. Samal päeval ilmus muna kaamerasilmaga varustatud kaljukotka pessa. Lisaks hiidmerikotkale on nüüd võimalus ka kaljukotka sigimise edule loomaaia kodulehe vahendusel kaasa elada. Jääkarude koos vetetud aeg oli edukas, kui eelmisel aastal loomad vaid nautisid teineteise seltskonda, siis seekord nad ka paaritusid. Eelmine aasta mahetsesid, see aasta paaritusid. No täpselt nii, selle nimi on siis eelmäng ehk siis foreplay inglise keeles. Ehk 4 mängu. 4 mängu ja sigimisperiood on alanud ka Tallinna Looma ja Euroopa naaritsatel. Läbisaamisraskustega Manulipaari isasloom pandi kergesse narkoosi, et läbi viia kosmeetiline protseduur, kitkuda ära pulstikut tema seljalt. Ega karvase seljaga kosse ei lähe, no? Ei, no see on vana tõde teada, et meestel, kellel siis, tihti lugu võib olla, siis lisaks, habeme kasvule esineda karvakasvuga siis nii rinna, kõhu kui ka seljapiirkonnas, ikka õlad puhtaks enne kui võrk maika selga ja naisnaaritsate juurde. Pulstikut seljast ära. Pulstikut pois. Nii, väga hea isuga loom on väheliikuv, laisk ja kõvasti ülekaalus. Kõlab nagu klassikaline Eesti meestele. Mis loomastega tegemist? See sama Euroopa naarits. Pulstikud, paks, pulstikutega Euroopa naarits. Laisk. Ja kõik katsed paari kokku harjutada lõppesid isasele emaslooma käest tuupi saamisega. Ja päris põnev, selle võli paneks kaamera, seda pulstikupoissi vaatas küll natukene. Nüüd allutatakse ta rangele dieedile. Mis koosneb? No eks kistakse pulstikuid ja antakse narkoosi lihtsalt talle, muud ei ole, siis ei ole aega süüa. Samas pulstikuid nätsutab. Vaene paks poiss. Ei ole hullu, saab hakkama. Saab hakkama, elab üle. Arstimajas ravil olev hiidküülik Hubert sai tagapäkkadel olevate haavandite paremaks ravimiseks jalga sokid. Hiidküülik Hubert on siis sellise keskmise väikse elevandipoja suurune. Võimas. Sööb suuri porgandeid. Ja nüüd on tal ka sokid jalas. Rahulik loom on nendega leppinud ja haavandid näitavad paranemise märke. Väga positiivne. Mis on positiivne see, et üle tükki on uusi loomi tulnud jälle loomaaia uudistesse? Väike paks naarits, paks karvase pulstikulise seljaga naarits ja hiidküülik Hubert. Super. Kellel on sokid jalas. Lähme edasi. Tallinna Looma ja Aafrika elevante näeb mõnda aega vaid õueaedikutes, sisebokse aedikuga ühendav uks vajab remonti. Loomade paremaks vaatlemiseks avatakse esimesel võimalusel jää ja lume sulamisel külastajatele elevantide vaateplatvorm. Looma ja liigikaitselabori juhataja Tiit Maran viibis eelmisel nädalal Hispaanias Rihannas, kus viis eri provintside looduskaitsespetsialistidele läbi treeningukursuse Euroopa naaritsa ex-situ ja in-situ kaitsest ning tehistingimustes pidamisest, et edendada sealset naaritsa tehistingimustes pidamise programmi. Kevadise koolivaheaja viktoriini õigesti vastanute vahel välja loositud loomaaia aastakaart läks 9-aastasele Mariann Kristiin Orasele Õismäelt. Palju õnne ka Raadio 2 tööka kollektiivi poolt sinna Õismäele. Tõesti palju õnne Õismäele. Nii palju siis loomaaiast.